Modricile ja läbi Luka Modrici alustavad horvaadid rünnakut. Srna annab nüüd paremalt äärelt tõusnud kaitsjale Šorlukale palli, pall on karistusalas, lööb ja Eduardo, 24-aastane Brasiilia päritolu horvaat, lööb mänguseisuks 1-0 ja nii vähe oli siis sellel mehel ruumi vaja. Kasutas sisuliselt oma esimese võimaluse ära. No nagu enne Aavo Saarapuu ütles, et see mees on sündinud ründaja. Nüüd oli näha, miks ta siis on üks parimaid ründajaid, eks ju. Kohe pöörde pealt, ta tunnetas, kus see värav on, ei mõtlenud hetkekski ja meie kahjuks oli see värav. Ja vaatame kordusest veel. Ega siin vist Mart Poomil ka midagi suurt teha ei olnud. Ei olnud. No ja, ei saagi aru praegu siit ülevalt. Juhtub väike ime. Ja suudame siit võtta maksimumi. Pall on väravapostide vahele teel, kuid palli teekonnale jääb ette vastaste väravavad Stipe Pletikosa. Ja väga hästi Rana Klaavra suunas seda palli seal. Ja nagu näha on eestlased proovivad sellist suurt külakuhki sinna ette posti teha, et see väravat ei saaks nende esimeste pallide peale sinna puhtalt tulla. Ja jälle hea pall. Aga väravat mängis siin kindlalt ja tuli hästi välja. Ja uuesti rünnakut toetama. Jääger endiselt palliga. Kink on üldse Vasiljevil on löögikoht ja lööb! Ja posti kõrvalt läheb pall üle otsajoone. Ja kas Pletikosa sai näpud ka vahele? Nurgalöök Eesti koondise kasuks. Kas nüüd lõpuks ometi on see kaua oodatud surve Horvaatia koondise väraval? Ja vaatame nüüd seda lööki veel kord, et meeste vahelt tõenäoliselt oli väravall ka seda väga raske jälgida ja oleks nurka läinud, mine tea. Igal juhul ohtlik. Ja Vasiljev ise ka nurgalööki andmas ja nüüd näeme, et Eesti koondis on võtnud teise taktika. Müüri ette ei tehta kohe. Hea pall, kuid Meemelo liikus küll sinna, kuid pallini ei jõudnud. Kink